paat see sul juba on, Jüri? Kes seda enam mäletab? Paarikümne ringi ikka juba on nüüd. Üle 20 siin kokku nendega, mis siin käinud olen. Saabki rohkem 30 ringi võib-olla juba. Esimest ei mäleta, pole meelde, kel teinud on. Aga vana sa võisid olla? Esimese tegid? Ma olin 24-5 või. Ma mäletan nagu, et esimese paadi tegid sa sellepärast, et muidu ei saanud röövpüüki teha. Et oli vaja kevadel kalal käia. Seda sai muidugi tehtud seda ja no liikuda saanud üldse. Tuua ja lauda vahetki saanud peaaegu ilma paadita. Et kui sa noor olid, siis olid need üleujutused nagu tavalisem asi või? Kuidas? Et kui sa noorem veel olid, et siis olid need üleujutused nagu tihedamalt? See on nagu rohkem ja suuremad, ma ei tea nüüd nagu... Ma ei ela seina, nüüd ma ei tea kõik. Aga siis sa elasid Tipukülas, Pääsmatalus? Vanemalt välja luua sul. Esimene koht. Jaa. Siis sa käisid ise sealt tööle kuhugi ka või selle lootsikuga või? Jah, sel ajal ma olin metsas tööstuspraaker. Tööde vastuvõtte ja juhataja ja nüüd muudi. Tead ka, mis auke see papa siin puurib praegu või? Tean küll. Miks see vajalik on? Et see liiga kaugele ei raiuks, raiub paadile augu sisse. Kui auk tuleb nähtavale, siis sealt ei tohi rohkem edasi raiuda. Aga pärast ju, kui jõe peale lähed selle paadiga, siis on auke täis. Ei ole, punnid pandaks ette. Ma ikkagi valiti jah, lehtpuu oli nagu, mäletega enam purat. Vanapuu? Ja okaspuu, noorespuu. Ja muidugi sügisi või pääle, kui mahlad liikumis lõpetavad, nagu kõige kasulikum maha võtta. Siipuu praegu siin on, siin oleks kasvada veel vähe, 10-15 aastat. Lihtsalt võib küll saada, kui mälenik, siis praegu on ta kindlasti terve. Sellest pädalpuul on oksatükkas on taelad, seened. See on esimene tunnus, mis annab puu seisukorrast. Kõige paremas eas võib-olla on 60 aastane. Vanemad puud jäävad juba kalgis ja mädas ja nooremad ei ole jõudnud nii jämmeks kasvada küll, et sellest aabest saaks valmistada. Мы слышали, что здесь делают очень интересные лодки, такие, которые помнят древность, традиционные лодки, и мы хотели одну такую лодку сделать, хотели подготовить документацию и хотели одну такую лодку взять с собой в Польшу, чтобы показать ее в нашем музее. У нас теперь 40 разных лодок из всех стран мира, из Америки, Африки, тоже из Европы, но еще такой деланой этой интересной методой, такой из Эстонии нет. И мы думали, что она будет очень интересная для всех, которые приходят в наш музей. Будет такой оздобой, да, этой коллекции. А на захоронении мы нашли на захоронении около Гданьска
такое долбенки с 1-3 века нашей эры. Я археолог, это очень интересно сделать такую лодку и видеть, как я могу реконструировать такую лодку с 1-3 века. Sai siin eelmine aasta üks vann siia muretsetud siia Soomaale ja see on sellises madalas kohas, kus osa aastast on vesi ja ei pääse nagu ligi ja siis vanasti kasutati neid haaveid selleks, et ligi pääseda ja jälle suure tee peale ja eks sellepärast siis olegi vaja omale ka haabias ehitada, et pääseks nagu maja juurde ja pärast jälle tagasi suure veeaeg. Haabias on siin kandis selline traditsiooniline riist ja sajandite pikku on ta ennast õigustanud ja ta on selline kerge ristapuu. Kui tavalise paadiga sõita, siis sellega nagu igalt poolt läbi ei pääse ja kui Heinamaal on selline madal vesi, siis see paat nagu sealt ei taha hästi läbi minna, aga Haabias on selline kerge, sellega on hea manööverdada ja siis ka kui on vähem vett, pääseb sellega läbi, nii et Haabias on nagu selle poolest paadist vähe parem. Neid ühepolootsikuid siin Soomaal on ehitatud nagu peamiselt haavapuust. Haab sobib sellepärast ideaalselt, et ta on just niisugune pehme. See tähendab seda, et kui tüvi on tegelikult mingi poolemeetrine, siis paadi laius lõpuks läheb ligi meetri peale ja ta annab nagu nüüd laiali painutada. Ja teine asi, et on ka kerge puu. Et sellest ka siis võib-olla see nimetus Haabias, mis on ka üsna palju levinud. Et Haabias või siis haavapuust paat. See tüvi peaks siis olema niisugune poolemeetrise läbimõõduga ja siis kõigepealt asutakse siis selle põhja väljavalimisele, et siis põhjast võetakse siin Soomaa paatidel või Soomaa haabetel võetakse ära selline kiil, mis sätab ka sellise lameda põhja, nagu seal paadil on näha ja tehakse välja, siis tahutakse see välimine plaan. Ta tuleb niisugune sigarikujuline, ümargune ja siis tegelikult on see väga oluline töö, et mis kujuga see väljaspoolt teha, sellepärast, et seda nagu enam muuta hiljem ei saa ja järgneb selline lihtsalt natukene lihtsam, kuid väga raske töö, mis on siis seest selle üleliigse puidu nagu väljaraiumine. Nii et küljed jäävad siis sellised 1,5 sentimeetri paksused, selleks, et saada sellist ühtlast paksust, siis puuritakse väljast poolt selle haavatöö sisse augud ja puurile pannakse peale piire ja just et need augud on 1,5 sentimeetri sügavused, et kui seespoolt nüüd seda tüve hakatakse tühjaks raiuma, siis raiu tuleb sinnamaale, kuni need augud saab nagu juba kätte. Ja siis, kui on nüüd seesta tühjaks õõnestatud, siis on võib-olla selline kõige huvitavam osa sellest haabehituse protsessist, kui aetakse siis need pardad tule ja vee toimel laiali. Nii et kuna haab on selline pehme puu, siis ta annab päris hästi painutada. Selleks, et teda siis need pardad laiale painutada, tehakse kahele poole niisugused pikad lõkked ja hakatakse seda toorikut vaikselt soojendama nende lõketega. Nii et välispind on siis kuum
ja kuiv, sisepind jälle kuum ja märg, nii et selleks, et teda nagu seespoolt niisutada, siis pannakse sisse vesi ja siis pidevalt hoitakse ta ühtlaselt niiske. Järjest pannes siis paraste vahele sellised pikemaid pulki, niimoodi ta nagu laiaks lähebki. Iseenesest on see just niisugune huvitav nagu töö, väga vastutusrikas, sest et kui kuskile lööb prao või kui peaks nagu minema see asi untsu, siis on tegelikult ka kogu see eelnev töö, mis võtab siis nädal aega, et ka kõik see on mokas. Seda siis nimetatakse nagu haabja laotamiseks, laiali painutamist. Ja kui on nagu haabjas laiali painutatud või laotatud, siis ei ole nagu muud, kui tuleb sisse asetada kaared. Tavaliselt kui need kaared pannakse pärast seda, kui paat on nagu kuivanud. Ja need kaared, need tehakse siis kuusejuurikast, millel on selline loomulik paine juba olemas, nii et tüveosa ja juureosa ja siis need kiud on nagu on terved. Tavaliselt seestpoolt haabjat millegiga ei töödelda, ei imudata, aga väljapoolt siis võib siis teda kas siis värnitsa või puutõrvaga imutatud. Päris kindel on see, et see ühest puust välja tahutud paat on tegelikult kõige vanem paaditüüp üldse, mis siin siseveekogudel siis järvedel ja jõgedel kasutusel on olnud. Tänaseks on muidugi muudel Eesti siseveekogudel, muudel Eesti jõgedel, järvedel enam seda ühest puust haabjaid ei leia. Ja miks ta just on siin Soomaal nagu alles olnud ja miks just siin Soomaal on nagu tänaseni kasutusel ja on olemas siis need inimesed, kes oskavad seda ehitada, et selle põhjuseks ilmselt on siis need üleujutused, siis Soomaa 5 aastaaeg, niisugune regulaarne suurvesi, mis siis igal kevadel siia saabub ja selle lootsikaga on siis väga hea liikuda selle üleujutusalal, sellises madalas vees ja teda on siis kasutatud ja kasutatakse nagu tänapäevalgi selleks, et oma igapäevast toiminguid teha. Näiteks siis sõita majast kuuri alla, et tuua puid. Niisuguseid suuremaid, laiemaid, nagu on see, siis kasutati võib-olla selliseks igapäevasõitudeks, kuhu sai ka terve perekonna peale võtta selleks, et näiteks minna külla naabritele või kui pandi 2 lootsikut kokku, siis oli võimalik nendega ka heinu vedada. Samuti niisugused väiksemad kariloomi, sigu, lambaid vedada või viia siis piima meiereisse. Tänapäeval see lootsik ei ole enam muidugi igapäevaelus niivõrd oluline kui vanasti. Ka need meistrid, kes seda asja veel teha oskavad, nad on juba soliidses eas ärased üle 70. Sellel põhjusel on siis viimastel aastatel korraldatud ka sellised laagrid, kus siis noored mehed saaksid õppida, kuidas sellist ühepuuloootsikut teha. Sellel aastal 26. 27. augustil on meil nüüd kokkutulek, kus baas siis kõik, kes on omale sellise ühepuulootsiku ehitanud, tulevad kokku ja saavad võistelda haabjasõidus ning samuti proovida need erinevaid kasutusviise